Minu sarja värskeim raamat on Prantsusmaast. Raamatu Minu Prantsusmaa autor on Eija Uus ja selle raamatu alapealkiri on Elu nagu Sireli vein. Võiks arvata, et selles raamatus on siis veinidest ka hästi palju juttu, aga Eija minu meelest on söögist hoopis rohkem juttu kui veinidest. Jah, söök on vist tõesti selle raamatu peakangelane. Õnneks oli võimalus näha Prantsusmaad just läbi selle suursuguse gurmeekultuuri ja süüa kõike, mis päikese all on, et alates palmi südamikest kuni trühvliteni välja. Ja veinil on ka siin päris oma roll, et ma ei ole küll mingisugune veinitark ja ei oska siin ühtegi nõuannet anda, aga õppisin, et vein on nautimiseks. Aga siia on Prantsusmaal ka mõnus? Söök ja Prantsusmaa on täiesti möödapääsmatu kooslus, et kui ma Prantsusmaale reisin, siis ega ma palju muud ei tee seal. Muidu käiakse Prantsusmaal ikka väljas söömas, aga sinul on selline koduse prantsuse söögi kogemus. Ma justkui avastasin, et need kodused söögid on ka restoranisöögid, et minu üllatus oligi see, et kõik inimesed teevad süüa ja kõik inimesed teevad süüa sama hästi kui restoranis ja nüüd, kui ma olen Eestisse tagasi tulnud, siis mulle tundub, et see kultuur on siia järele jõudnud. Toidu tegemine on ka Eestis praegu minu meelest täiesti kultuslik ja ma arvan, et ega me varsti enam palju alla ei jää neile. Me vist oskame natukene vähem süüa ja piiri pidada, aga aina enam eestlasi, ma arvan, et oskab mune pošeerida, mida mina veel ei tee. Ja tõesti nädalavahetusel nautida seda, et sa paned oma selle lamba 5 või 7 tunniks ahju ja see on okei. Aga muidu võiks öelda, et see sinu Prantsusmaale minemise lugu on natukene klassikaline, sest sa läksid lapsehoidjaks ja peamiselt sa sellena seal töötasidki, vähemalt esimese aasta. Klassikaline osa on just see, et olin Eestis oma karjääriga rahulolematu, kui karjääril on midagi viga ja ma arvan, et paljud sellised raamatud algavadki sellest, et midagi jääb vajaka ja siis minnakse otsima seda, mis endas on puudu, seda elurõõmu. See on elurõõmu otsimise lugu ja selle leidmise lugu õnneks. Natuke sain lapsi hoida, sain moereporter olla ja sisustaja ja nii edasi advokaadibüroos töötada. Minu Prantsusmaa tuli lõpuks väga huvitav kogemus. Seda, kuidas sa lapsehoidjaks said, see on selles mõttes klassikaline, et interneti kaudu otsisid kontaktid ja perekond leidis sind ja nii edasi, aga kuidas need teised töökohad kõik tulid? Need teised tulid kuidagi tutvuste kaudu, et ma küll otsisin teistsuguseid töid ja neid kunagi ei leidnud, aga et siis juhtumisi tulid sellised asjad ja mul on väga hea meel, et nad nii läksid, kuigi toona ei tundunud see mingi suure õnnestumisena, et nüüd päris tööd ei saanud. No kui sa advokaadibüroos töötasid ja ka moereporterina, siis tähendab, et sa pidid ikkagi ka prantsuse keelt oskama juba nii heal tasemel, sina, kes sa sinna minnes üldse ei rääkinud prantsuse keelt praktiliselt. Jah, õnneks ajakirjandusega oli see, et ma sain seda Eestisse teha, aga tõesti seal advokaadibüroos ega ei olnud muud võimalust, kui iga päev praktiseerida, et niiviisi on tegelikult igal inimesel võimalik keel ära õppida, et tõesti see keelekeskkond annab sulle 90% sellest keelest. Eestis ma ei olnud suutnud prantsuse keeles ühte lauset ka kokku panna ja siis pärast 2 kuud seal oli kõik juba hästi loomulik ilma, et peaks pühendunult õppima. See on ikkagi päris keeruline ja raske, alguses vähemalt küll, ja koduigatsus ja kõik need muud asjad sinna juurde. Ja eks tagantjärele on hästi palju rõõmsaid mälestusi ja kõik tundub, et oli ette määratud ja kõik oli nii lihtne, aga kui ma seda raamatut kirjutasin, siis tuli hästi palju nendest emotsioonidest uuesti läbi elada ja meenutada ja tuli ka väga palju raskeid hetki meelde, et ei olnud kõik nii lihtne, kui pärast endale tundus, et läksin Prantsusmaale, kõik oli nii hästi. Sinu nagu Prantsusmaa on niisugune, ikkagi pigem jõukas valge inimese Prantsusmaa, aga Prantsusmaal elab väga palju erinevaid rahvusi, väga palju inimesi on tulnud endistest kolooniatest ja et see Prantsusmaa võib olla natukene teist nägu. Kahtlemata. Huvitaval kombel ma puutusingi väga vähe sellega kokku, aga sellega on tihti nii, et inimesed on nii kinni enda linna osas, et nad ei käigi sealt väljas. Ma arvan, et väga paljud need sisserännanud, nad ei käi võib-olla Voltaire'i pulvaril või Louvre'is, sest lihtsalt kultuur on niivõrd erinev. Maakohas kohtusin vanahärradega, kes ütlesid, et nemad pole kunagi Pariisis käinud, miks nad peaks Pariisi minema, või siis kesklinnast mingisuguse ülikoolipoisiga, kes ütles, et tema pole seal kõrval kvartaliski käinud, sellepärast, et tal on enda kvartalis olemas kõik kinod ja mis iganes, et
Prantsusmaal on tõesti igaühele oma ja kõigil on mingil määral ruumi. 30-aastased eestlased on minu meelest kõvasti rohkem reisinud kui 30-aastased prantslased. Selleks on ka kindlasti teisi põhjuseid, mis on ühiskonnaga väga tihedalt seotud, et just see töökultuur on seal nii palju keerulisem, tundub mulle. Kuna seal tööd ei ole, siis nad ei saa reisida. Seal on normaalne, et sa 30. eluaastani teed ainult praktikaid ja elad vanemate juures ja eestlasele kõlab see täiesti uskumatuna, sest me hakkame vist enamikus 18 või 20-aastaselt korralikult tööl käima ja kooli kõrvalt ja pere kõrvalt ja nii edasi, et see tundus mulle alati seal hästi keeruline, et noored ei saa kohe tasuvale tööle ja sellepärast ka nii palju streike kogu aeg. Üks asi, mida ei ole ka Eestis kindlasti, kuigi kohad selleks põhimõtteliselt on meil justkui olemas, on see suurejooneline kalmistukultuur või? Sellest räägitakse pea kõik, kes on käinud Prantsusmaal, Pariisis vähemalt, on üritanud ka otsida üles mõne kuulsa inimese haua, ka kuulsaid eestlasi on ju Pariisi maetud, et see on ka asi, millest sa osa said. See alguses esimesel reisil, kui ma sinna läksin, siis tõesti see tundus nii põnev, nii teistmoodi ja see ongi ju selles plaanis ka huvitav, et surnuaias kohtuvad inimesed, kes muidu võib-olla elus ei kohtunud. Et sa oled seal kohal ja sa hakkad nagu uurima, kes need inimesed on ja siis sa võib-olla esimest korda kuuled Man Ray'st ja tema töödest ja kunstist ja lauljatest ja nii edasi, et sul tekib huvi, et miks need inimesed on nii tähtsad, et nad on sinna kalmistule kokku pandud ja see harib sind hoopis teistmoodi kui mingisugune ühe inimese majamuuseum võiks harida. Aga muidu kindlasti Pariis, värvikirev ja väga vana linn ka. Ajalugu ja kultuur hakkab seal vist iseenesest nagu külge, sest seda on igal pool. Ja see on küll asi, mis mulle siiamaani tundub uskumatu, et sa tõesti kohtud ajaloo ja kunstiga igal sammul, et ma ei saagi nii täpselt aru, mis see seal on, mis on see Pariisi pariislikkus või see müstiline essents, mida ei saa tõlkida. Ma arvan, et hästi suur osa sellel on ka see traditsioonide austamine, et seal väga austatakse oma traditsioone, olgu siis kunstkirjandus või siis ka lihtsalt see, et restoranid on 100 aastat muutumatuna olnud, et keegi ei tee restorani ostes seal sees kõike ümber, ei pane sinna, ma ei tea, pleksiklaasist laudu, vaid jäetakse sama vana, mis seal on 100 aastat olnud ja tuhmunud ja see ongi see autentne ja eriline, et seal on kuidagi see ajalugu on igas asjas sees, sellepärast et austatakse seda, mille keegi kunagi püstitas. Paistab, et Prantsusmaa jääb sinu ellu veel tulevikus ka? Tahaks loota küll. Ma arvan, et see on üks väga ilus elu osa, mida omada ja loodan, et väga paljud inimesed, kellele see sobiks, et nemad ka leiavad selle võimaluse seda kogeda.